3 meest, 3 skandinaavlast. Jordan, Michael, Ethan. Õlled lahti, snäkid lauale, lapsed vanaema juurde. Alaealistele mitte soovitatav. No nii, sõbrad. Oleme siin. Lõpuks oleme kohal. Kõigile siis sõpradele ja muudele eestlastele, tallinlastele ja inimestele. Mina olen siis Rasmus Lootus, 12. klassi õpilane, abiturient, vabakutseline koolis käija. Nagu me kõik. Hetkel töötu. Pildi peal siis, nagu näete, mina olen see keskmine kutt ja nemad siin minu kõrval siis minu kaasarääkijad, kellega ma täna podcasti teen ja loodetavasti ka tulevikus jätkan. Loomulikult. Mina olen siis Oskar Korjus, välismaal tuntakse mind kui Jordanina ja olen siis ekskoondislane, isegi kapten olen olnud päris pikalt ja nüüd siis olen maksatransporti siirdunud ja mängin seal lõbu pärast, et minu karjääri on muutunud ja nüüd olen ka kaklussportlane. Ega sa mängida tegelikult või teed teisi asju ka veel peale jalgpalli ja kaklusspordi. Golfiga oled teinud, golfi mängid ja? Ja, golf on üks sobidest. Ma arvan, golf on meil kõigil südames. Kõigil südames, jah. Golfile üldse see on siuke rahulik spordiala, aga see võib olla sellel samal ühel päeval kõige vihatum ja kõige armastatum spordiala. Väga õige. Mina olen siis Aron, välismaal kui Ethan. Väga huvitav nimi on ja. Aga muidu olen ka olnud jalgpallur. Et enamus aja ikkagi veetsin väravas. Värav on jah, minu kodu olnud ja nüüd olen ka maksatranspordis Oskariga. Teen karjääri ja loodetavasti ka üks päev saab minust jalgpallur. Et jah, ma mängin ka golfi ja äge mäng. Väga toredad soovid. Mina siin koos Aroniga me oleme koos olnud väravaid samas klubis, samas kastis väravat kaitsnud, väljakut jälginud, juhendanud kõrvaldisi mängijaid. Koos nalja tehtud. Loomulikult. Ja ütleme, et jalgpall tõi meid tegelikult kokku. Siia me kõik oleme jalgpallis kokku puutunud. Ma olen eluaeg siis olnud rivaal teil ja teie olete mu tõrjed ära võtnud, mina olen neid sisse, teie puuri siis saistanud. Mäletan väga hästi, kuidas vist see oli 2015. aasta Nike Cup talvel. Sa mängisid siis Nõmme Kaljus veel ja oli finaal, penalti shootout, sina läksid palli lööma, isegi video on sellest, aga seda ma ei leidnud üles kahjuks, aga kuidas siis mina vapra väravaina võtsin sinu finaali penalt ära ja niimoodi siis Harju tuli ka Nike Cupi meistriks. Mina olen ka isegi Oskar sinu lööke ja penaltid ära võtnud, et peaks sul päris halb tunne olema. 2 väravahti on sinu asjad ära võtnud kõik. Et imeline. Ja nüüd siis oleme peaaegu kõik siis tiimikaaslased, et ootame ka sind, Rasmus. Vaatame, mis tulevik toob. Kindlasti maksatranspordiga oleks au kunagi liituda, kui see tuleviku mastaabis võib ka öelda, et mõne aasta pärast Premium liigas. Väga õige. Suured rahad on taga. Ei välista. Nii, aga täna me istume siin stuudios, kõrvaklapid peas, mikrofonid ees, klaas laual. Miks? Kuidas? Ma arvan, et tahan rääkida. Nagu meil meeldib, siis meil meeldib iga erinevates kohtades rääkida, erinevatest asjadest. Meil on alati sellised tulised diskussioonid, mis on minu jaoks väga äge. Ma arvan, et ka teistsugune maailma vaatepilt teistest, noortest, võin üsna julgelt öelda. Ja lihtsalt üks hetk saimegi aru, et mõttekas oleks ju salvestada, et aru saada tegelikult, mis me räägime ja mida me tunneme, et lihtsalt nagu mõnes mõttes ka nalja teha, et uus kogemus ja muud sellist. Loomulikult. Täpsemalt meil tuligi see idee, tuli Võrus sõbra sünnipäeval kuskil talus. Järjekordselt arutasime siin igasuguseid huvitavaid teemasid ja
nii Ronaldost kuni kliimamuutuseni, et ja siis hommikul mõtlesimegi, et peaks selle salvestama ka. jah, kuigi tegelikult see mõte podcasti teha see on juba olnud pikemalt, aga ma ütleks, et see Võru see sünnipäev, see oligi see ajend, miks me täna siin oleme. Jah. Aga täna on ka selles mõttes ka üks huvitav päev, et esmaspäev ja õpetajate streigi esimene alguspäev. Ma arvan, et see on igati positiivne. Paljud noored praegu kas käisid Toompeal või siis istuvad kodus, vaatavad Netflixi või varsti meie saadet, aga meie oleme siin siis stuudios. Saame enda vaba ajaga teha seda, mida armastame, rääkida. Arutada. Aga õige, et ma arvan, et kõik võiksid sellisest võimalusest, arukordsest võimalusest ka sarvedest kinni haarata ja midagi huvitavat enda eluga teha. Uued kogemused ja. Just. Aron, mis sa arvad sellest podcasti formaadist? Kui rahvale tutvustada, siis meie formaat on väga huvitav kindlasti. Täna on pilootprojekt, räägime lihtsalt üldistest asjadest, mis meile meeldib ja mis pähe tuleb. Aga tulevikus, kui kogukond on äkki suurem ja oleme laiemalt maailmasse läinud nii-öelda, no ma ei tea, lihtsalt unistada võib, nagu Ronald ütleb. Aga eks siis ala näha, et kogukond ise meil otsustab, kus meil hakkavad need jutusaated olema, mis ongi, ma arvan, meie selline leivanumber. Jah, mis meid eristab teistest podcastidest, meie rivaalidest, alustades Betsafe'ist, lõpetades pohmellipäevikust, siis ma arvan, meie kohta võib öelda, me oleme rahva hääl. Me räägime nii, nagu asjad on. Me oleme suhteliselt intelligentsed inimesed, ehk siis me oskame enda maailmavaadet ka teistega jagada. Kindlasti võtame ka kuulajate arvamusi arvesse, mis teemadest rääkida, kust rääkida. Ja ma arvan, et see võibki meie leivanumber olla. Ma ütleks, et me oleme päris huvitavad isiksused, et kõigil on oma mõtted ja ma ütleks, et me oleme teistest inimestest nagu erilised, et meil meeldib, ma ei tea, Eesti laulud, meil on päris ägedad kogemused ka, et oleme siin paari reisil käinud ja ma ütleks, et see ongi meie võlu, et me oleme teistest inimestest siis teistsugusema. Me ei ole tavalised. Me vähemalt tunneme seda. See on kõige tähtsam, et me tunneme. Jah, aga ma arvan, et iga üks tunneb, et ta on teistsugune. Nagu me tunneme ka, et me oleme skandinaavlased. Et kuigi me ei ole, aga me tunneme. Aga räägime siis, miks me oleme skandinaavlased? No alustades sellest, et skandinaavlased või kuidas iganes tahate öelda, Skandinaavia FM, siis see on ka meie podcasti nimi. Meie nimetame ennast skandinaavlastest, sest mina isiklikult tunnen, et ma ei ole balti eestlane, ma olen ikkagi skandinaavlane. Ma tahan olla skandinaavlane ja siis ma ka... See ongi kõige tähtsam. Loomulikult. Kuhugi kuuluda, kuulumistunne äkki on see. Gruppi kuuluvus. Aga ma ütleks, et räägin siis sellist väikse loo ka, kus see tuli, on ju. Et ma ei tea, see oli vist, aidake mul tuletada meelde, kus see võis olla. Olime Kreekas äkki või? Jah, nii, me olime reisil. Kreeka siis eelmine sihtkoht, mis meil oli. Mina seal sattusin TikTokis vaatama erinevaid videosi ja siis üks hetk tuli mul Skandinaavia rahvas peale. Peamiselt ikkagi tüdrukud. Ja ma ei tea, lihtsalt hakkas meeldima see kultuur ja eriti need tüdrukud ka ja siis sealt tuligi see mõte, et kuule, me mõnes mõttes oleme ka ju skandinaavsed, kuna Saaremaal oli ka viikingid ja viikingid olid ju Skandinaavias. Et me natukene võime tunda seda, aga kindlasti paljud ütlevad, et me ei ole, me oleme Baltimaad. Kindlasti Lõuna-Eesti ei ole seda, nad ei saanud skandinaavlasteks pidada, aga ma ütleks, et Põhja-Eesti, isegi Tallinn, Hiiumaa, neid võib rahulikult. Kuna Helsinki on ju lähemal kui Võru. Jah, täpselt. Ja Soomet ka ju, öeldakse, et on Skandinaaviamaa. Et sealt ongi see tulnud. Et ma arvan, me võime uhked olla. Et siin ei ole midagi karta.
väga õige, aga minnes korra tagasi sinna õpetajate streigi poole, et mis meie arvamus üldse sellest on? No ma ütleks, et see on vajalik. See on ühiskonna selline häirekell nii-öelda ühiskonnale. Et see on aastate pikkune tegemata töö, sest poliitikud meil ei saa ju hakkama oma tööga ja korralik siuke bardakk on nii-öelda. Väga õige, Oskar? Mina ütleks, et see mõte seal taga, et riik on lubanud siis mitu aastat, et nad maksavad rohkem, kuigi nüüd nad tõstsid, mis Reformierakond tõstis siis 15 eurot ainult seda. Aga see ongi põhimõtetes kinni, et kui on lubatud, siis tuleks ka teha, aga selles mõttes ma lihtsalt mõtlen seda, et 100 euro pärast niisugust streiki korraldada, nagu see summana tundub niisugune veider, aga ma saan sellest põhimõttest. See on põhimõttevärk. Põhimõtte, jah. No meie igati toetame seda ettevõtlust, kuna muidu me siin ei oleks ju. Täpselt nii. Jah, et see on, kuidas nüüd öelda, et kunagi oli ju näiteks 10 tagasi umbes oli ju õpetajatel astmeline süsteem. Ehk nii palju kui panustad, nii palju kui õpid, nii palju kui saad tulu nii-öelda, aga see kaotati ära mingi hetk. Ja nüüd ei olegi seda, ei ole õpetajal kuskil areneda ja kindlasti see on ka ju, et üks see appikarje, et ei tule peale ka vaata. Ei tule õpetajad peale, see ei ole atraktiivne amet. See on väga adekvaatne, ma arvan. ja et Eestis on ju, et uusi tulijaid ei tule peale, panemad õpetajad ja mina näen seda kui igati õigustatud ettevõtlust. Jah, et kui on koolides ka ju võetakse, reaalselt hakataksegi võtma tänavalt juba. Enam-vähem, kellel on mingi paber olemas, saadadki ta klassi ette, kellel on mingi õpetaja, nii-öelda, ma ei tea, whatever. Aga huvitav, et Soomes on niimoodi üldse, et mul sugulane elab seal ja siis ta on seal õpetaja. Aga tal ülikooli haridust ei ole ja ta kirjutas sinna ja siis õpetaja ütles, direktor ütles, et kuule, et tule saksa keelt ja rootsi keelt õpetama, kuigi rootsi keelt ja saksa keelt ei oska. Nii et Soomes käib üldse niimoodi, et ei peagi midagi teadma sellest. Nojah, see on ikkagi üldistav. Ärme üldista, aga on lihtsalt näide. Jah, näited on hea tuua. Aga kui võrrelda näiteks õpetaja seda õppetöö mahtu, see, et saad õpetajaks, on ju meeletu 5 aastat ju. Ja võrreldes inimene, kes õpib midagi muud 5 aastat, saab umbes, ma arvan, 30% rohkem palka. No sõltub loomulikult isiksusest. Jah, töökohas ka loomulikult. Aga see ongi see, mille kohta tekkis see arutelu nii-öelda. Et igati õigustatud minu poolest. Aga liikudes ühele teisele teemale, mis alles hiljuti aset leidis, Dubai Tour siis. Dubai Global Soccer auhindade gala. Ja seal meie palavalt armastatud Ronaldo sai Maradona karika, kõige rohkem väravaid maailmas. Haaland sai aasta parima mängija tiitli. Pep Guardiola, parim treener. Ja siis vist Fabrizio Romano sai parima ajakirjaniku tiitli, mis on, kõik on nagu igati õigustatud nagu ei oskaks midagi muud muuta. Aga siin tulebki see aga. Miks siis meil Prantsusmaal Ballon d'Oris ja FIFA The Best auhindade jagamisel siis niimoodi läks, et meie siis Ronaldo armastajatele siuke palju teemat pakkunud kõnealune Leo Messi teenis siis selle karika, maailma parim mängija. Mis te arvate sellest? No, ma olen hämmingus, või nii öelda. Minu jaoks on see nagu lihtsalt, ma ei näe, kus see tõde on. Või see nii-öelda see õiglus seal. Rööv päise päeva ajal. Messi mängib juba aasta aega äkki Interis ja mis tal need palju tal väravaid oli, palju tal assist oli ja neid oli äkki kuskil 10 kandis. Et minu arust see ei ole üldse õiglane, et kuidagi veider. Kas siin on mingi
korrupeerunud. ma ei tea jah, selle World Cupi tiitli eest jagatakse talle nüüd maad ja ilma 2 aastat juba. World Cup oli 2022 ja me oleme 2024 anti talle selle eest kuradi natuke vihas. Ei no väga õige. Ei, aga mina arvan, ka me oleme kõik siin Ronaldo fännid, nagu ta nagu paistab, aga mina arvan seda, et see Messi värk on ikka laus lollus. Ma ei ütle, et ta halb mäng on. Ta on väga hea, on ju. Ta on ju Ronaldot kindlasti aidanud sinna kõrgele tasemele. Ronaldo on isegi öelnud, et tahab temaga kunagi restorani sööma minna. Arutada karjäärist. Aga kui vaadata näiteks seda Ronaldo statse, väravad söödud ja võrdes Messi omaga, ei anna võrreldagi öö ja päev. Jah, raske on vaata võrrelda ka, üks on Saudi Araabias ja teine nüüd on Ameerikas. Aga miks sinu arvates on Saudi Araabia liiga parem kui MLS? Puhtalt juba sellepärast, et see on üsna subjektiivne vastus, aga minu silmis, nagu me näeme juba päris paljud suured staarid on liikunud Saudi Araabiasse, on suured rahad all ja isegi täiesti näitena Benzema, kes võitis alles, kas oli eelmine aasta, parima mängija tiitli ja tema ei saa seal hakkama, Neymar ei saa seal hakkama. Aga mis see vahe on, mis on MLS ja Saudi Araabia liiga? Saudi Pro League. Ei, ma mõtlen, et mis see World Ranking on? Ma ei tea, MLS on äkki, mingi 16-20, seal nagu vahemikus ja Saudi on mingi 40 äkki. Väga veider. Ma alles mingi eelmine aasta mingi sügisel vist vaatasin, siis suhteliselt madalal kohal oli. Aga see ei näita seda, vaata. Me praegu, rahvas enamasti hindab ikkagi kaane järgi seda asja, on ju. Tegelikult ma ei usu, et Saudi liiga nii lihtne on kui Ameerika liiga. Ronaldo ütles, et ei ole. Ja kõik on Ronaldole kriitikat üle aastate pakkunud. Aga tema see eripära, miks ta on üldse nii kaugele jõudnud, on see, et ta suudab kriitikutele vastata oma mänguga. Kõige parem vastus üldse. Mulle meeldib Ronaldo puhul see ka, et see emotsioon väljakul esiteks. Öeldakse, et kui sa nutad, siis oled poiss, on ju. Aga see nutmine on nagu tõeline emotsioon, see on kirg mängu vastu. Mina küll Messit nutmas pole näinud peale kui ta penalti ülele vist Copa Ameerikas, aga see on nagu nutmine. See oli siuke haletsusväärne. Et Ronaldo, ta näitab, ta on tõeline superkarakter, Ta on ju pereliikmena ka ikka imeline. Mul just meeldib see, et ta on väljaspool väljakut ka, et imetlusväärne inimene, et kuidas ta räägib ja kuidas ta olek on ja kõik see, mis ta väljaku peale ka jätab, et see on alati 100%, mul just see nii-öelda Messi puhul seda ma ei näe nagu. Jah, Messil ongi see, ta on talent, aga ikkagi Ronaldo on eeskuju ka noortele palluritele ja kõigile teistele sportlastele inimestele. Et ikkagi suur töö ja tegus töö ja järjekindel töö, see viib ikkagi tulemusteni. Ja nagu seal vabal ajal, kui ta oli siis 2011, nagu rahvas ütleb, siis Ronaldo fuckboy era 2011-2012. Kui ta oli ikkagi sellised, kui tal oli nii-öelda vaba aeg või hooaja väline, siis ta läks Las Vegasesse näiteks. Ja seal ta ikkagi päris Hiltoniga. Ja supermodellidega oli, aga see näitab julgust. Ja ta on väga enesekindel, aga vaata, Messi ei suudaks sellist asja. Ta ei lähe ju. Ja samas ta käis nii pidutsamas kui ka mõned aastad hiljem, kui ta enda praegune vist on ikkagi tüdruksõbra, abiellunud ei ole. Georgina Rodriguez'ega kohtus, siis nende esimene kohting oligi. Ronaldo kutsus ta enda poole, ta oli Georginat näinud Gucci poes töötamas ja siis tegi talle kana, kartulipuder ja vesi. Ja imetusväärne. Näitab klassi. See näitab nagu, et ta tõi nagu enda koju, et kuidas tema kodus asjad käivad. Et ei ole vaja kohe vaata sellist ägedat pilti luua ennast. Vahet ole, kui palju raha tal on, aga ta on ikkagi, ta on ka tavaline inimene nagu meie kõik. Ja ema sõnul talle meeldivad ka vist pitsa neljapäevad mõnikord.
Eks ma kõigile meeldib. Kellele meeldib pitsat süüa. Aga jah, ma ütleksin, et see Ballon d'Or ja üleüldse see FIFA, see on nii, nagu juba Netflixi seriaal tuli, et kuidas see 10 aastat tagasi, kuidas see korrupeerunud põhimõtteliselt maffia oli see. Ja minu silmist ei ole muutunud, eelistatakse ühte mängijat ja minu silmis Dubai D'Or on staatuse mõttes palju kõrgemal ja palju normaalsem. Ta võib-olla ole nii populaarne, vaata. Praegu veel mitte. Aga ikkagi... Millal neid hakata andma, kui uus see on? See on suhteliselt uus ikka, aga selle eripära ongi see, et vaata muidu Ballon d'Oris seal hääled annavad, ma ei tea, Aafrika ajakirjanikud, iga riigi ajakirjanikud panevad enda top 3. Noh, kui sa neid tulemusi seal vaatad, siis on tõesti naeruväärne, mis kuskil Nigeerias paneb ajakirjanik aasta 3 parimat mängijat paneb mingi Sadio Mane ja kes pole aastaga äkki mänginudki. Aga seal Dubai D'Oris seal ikkagi inimesed saavad ise hääletada ja sellest tuleb ka võrdsus. Jah, et nagu sai mainitud, siis ajakirjanikud on need kurja juured, kes Ronaldo vastu, aga kui on Ronaldo poolt olnud, siis on need väga okei, on ju. Aga lihtsalt see on minu arust nii loll, et tegelikult peaks rahval olema seal. Ajakirjaniku, nad kajastavad lihtsalt infot. Demokraatlik riik on meil ikkagi, et rahvas peaks valima ja rahva hääl ikkagi. Ja, kuigi raske on mõista inimesi, kes no jah, ma austan, Messi on suurepärane mängija, ajaloo üks parimaid, aga miks võtta noore jalgpallurina enda eeskujuks Messi, kui sul on kõrval olemas Ronaldo, kes tema töötahe ja tema karakter, ta on nagu imeline persoon. Meie üks sõber, kes mängib Portugalis Benficas, ütleme nime ka või? Oleks siia peaaegu tulnud ka, aga jätame anonüümseks seekord. Küll jõuab varsti. Need, kes teavad, need teavad. Aga tema iidol on Messi ja me ei saa sellest aru, kuigi tegelikult on täielik Ronaldo enda emotsionaalse ja mängustiili poolest. Iseloomult ka tegelikult. Uudsa valik ka. See ka mängib rolli. Loomulikult. Et jah, ja kindlasti, mille ma tahaks ära mainida, et Ronaldo on ju tegelikult, ta ütleb seda, mida ta mõtleb. Ta on viisakas, aga ta ütleb seda, mida mõtleb. Ja ma arvan, see ei meeldi ajakirjanikele. Messi ei julge midagi öelda. Mina arvan, et Messi ei ole nii intelligentne tegelikult. Kuidas erimaid keeli oskab, kuidas inglise keelt. No neid näiteid on palju, et kes ütlevad seda tõde nii-öelda, et neid siis mängitakse maha või kuidagi taunitakse ära, et neid näiteid on palju, et Ronaldo on üks näide, et mingi kui ütled tõde või räägid mingit juttu mingist teemast, nii kuidas sa arvad, siis seda nagu ei vaadata nagu hästi sellel pool. Mingi video oli ka ju, kus Ronaldo tegi intervjuu mingi ajakirjanikuga, ütles nii, kuidas on, et tema arvates see, mis nad on, Ballon d'Oril valitakse ajakirjanike poolt ja see oli okei nagu. See oli mitu aastat tagasi. Ja ta ütles selle välja, järgmine aasta ei saanudki see aasta, too aasta. Eks siin on, ja iga vaataja saab teha omad järeldud sellest, aga ärme väga kaua sellel teemal peatu, siin võiks tunde ja tunde muidu jahvatada. Aga võtaks äkki ühe huvitava teema. Eesti ja üleüldse Tallinna niisugune noorte ööelu. Oskar, sina kui tegus noorherra, mis sa sellest arvad kõigest? Mina ütleks nii, et oli ka paremaid aegu, et kunagi nooremana mul tundus ahvatlevam, aga kui ma nüüd olen siin vanuses, nagu ma olen, siis enam see pole nii ahvatlev, et klubid ei ole väga huvitavad, et kõik samad inimesed, samad näod, sama muusika, sama koht, kõik käivad kogu aeg ainult 3 klubi vahel, et see on minu arust, ma ei näe väga enam seda nagu lahedaks, et läheme klubbi, midagi nagu pestelda ei saa inimestega, arutada ei saa teemadest, mõtetest ja lihtsalt ongi klubis kõva muusika,
kõik on see sama muusika, mis igal pool ja ei anna mingit emotsiooni ka, et minu jaoks on see nagu mõttetu, et pigem niisugused nii-öelda niisugused huvitavad kohad, et keelatud vili ikkagi maitses kõige paremini, jah. võib selle kohta öelda. Ma ei tea, minu arvates ma täiesti nõustun sinuga. Mul raske nii üldistada, kuna ma hallis veel pole jõudnud käia, aga lähiajal kindlasti tahaks seal ka ära käia, aga muidu üleüldse kõik need klubi stuudio T3-d ja mis need kõik on, nagu ütlesid, sama muusika, samad näod, samad joogid ja kõik on suhteliselt, ma ei tea, mulle need nii-öelda sisustus ja see on ka suhteliselt algeline ja samanäoline. Et ma ütleksin, et minu arvates võiks Eestis arendada rohkem house'i kultuuri. Näiteks suvel Patareis ja teistes kohtades on väga palju nii-öelda house üritusi tehtud ja niisugune house'i klubi oleks, ma näeksin selles potentsiaali, kuigi ma arvan, et Eestis on raske arendada niisugust ööklubi sarnast asja, aga kas või mingi džässiklubi või ma hiljuti käisin reisil New Yorgis, seal on väga popp on üleüldse džässikultuur ja see tõesti, minu jaoks see oli silmi avav, noorele inimesele huvitav ja miks mitte ka Eestis midagi sarnast teha. Ma ütleks, et Eestis on seda suht raske korraldada, kuna nagu me nägime, et näiteks kui me Portugalis käisime, me kolmekesi siin, siis seal oli ikkagi pühapäevas kuni laupäevani oli aga seal oli kliima ka teine ju. Jah, seda küll, aga seda ma räägingi, et Eestis on seda raske nii-öelda aretada, et kuna lihtsalt ilm ei ole sobiv tihti ja vähem inimesi ka, et turiste ei käi, et Portugalis lihtsalt pühapäev, esmaspäev, teisipäev täiesti hullumaja, nii palju inimesi oli tänavatel ja klubides ja see oli nagu lahe, et seal võib-olla saaks, aga selles mõttes, et Eestis lihtsalt ei ole neid inimesi seal käiks, et kurb reaalsus. Aga Aron, räägi enda mõtetest. Sul on kindlasti mingit midagi ägedat öelda. Ikka saada, Aga kõige huvitav ongi see, et nende Eesti klubide juures, et isegi kui sa lähed sinna, seal on alati need samad näod, aga sa ei tea teda. Selles mõttes, et alati sa näed seda sama venda kuskil, kui sa lähed. Mis ongi, vaata, teeb Eesti on nii väike ja see ei ole uued inimesed. Alati seal on see üks Marko. No offense Markotele, aga. Jah, aga see ongi see, vaata, mis on minu arust natuke, pole midagi teha, aga ei kutsu, aga jah, meil ei ole nagu sellist ägedaid klubis ja ma tahaks show'd nagu. Ma tean, et seal mingi Vene klubis on olemas, kus on tantsutüdrukud ja värgid, aga võiks olla ka Eesti klubides sellised asjad. On tantsutüdruk, ma ei tea, tuleshow, ma ei tea, selline korralik siuke DJ muss. Show business ikkagi. Põhimõtteliselt jah, ikkagi täiega pannakse. Meil endalgi tuli idee, et Aron meil korraldas üritusi ja siis meil tuli idee Kreekas, et me läheks lavale ja teeks korraliku show, kuna Kreekas me nägime, et kuidas seal show'd käivad, et seal tulid mingid trummidega, mingid vennad ja mingid pool valjalt ja vana Kreeka epic music ka taga ja väga kõva oli. Korralik kaunistus oli ka lava peal ju, vaata need Kreeka sambad ja korralik melu ikkagi, et me tahtsime seda nagu Eestisse ka tuua, aga idee jäi poolikuks, aga selles mõttes, et mõtet on, et vähemalt mõtleme, oleme selle üle õnnelik, paljudes kui mõeldagi. Aga Aron, kommenteeri seda muusika poolt. Eesti muusikat. Ma mõtlen, et klubides, et mis muusika, et mida sa tahaks? Nii palju, kui ma olen käinud, siis meil on erinevad klubid, kus on erinevad muusikad. Stuudio vist on tuntud selle, mis on see, EDM-be. Drum and Bass. Jah, see, Drum and Bass. See on liiga raju minu arvates. Vahepeal ta on hea. Kuigi eestlaste jaos on Drum and Bass üsna populaarne. Üks kõige populaarsemaid muusikažanreid, ma arvan. Aga ta viskab üle, See on ju tegelikult seal ikka haige raidumine käib. Emotsiooni pole. Kas sa oskad, kui me toome siia Eesti muusika kõrvale. Kuidas sa saad suhestuda selle biidiga, kui on sul kõrval olemas kodumaine laul? Punt. Whatever. Ja oskad kaasa laulda. Ma arvan, see on kõige parem tunne ju. Hing on taga. Jah,
mõte on ka taga ja ma tunnen seda, et tegelikult Eesti noortesse on see kadumas kindlasti. Et seda võiks kuidagi nagu propageerida. Seda me siin ei, no, saates ka teeme. ma ei tea, nojah, näiteks või kuskil ongi üritustel lastagi need paar pala, aga tegelikult ma tunnen, et rahvas on see energia olemas. Ja no mis need teised klubid, noh, ma ei tea, T3, tegelikult täiesti lambine hoone ju. No mis seal on erilist, olge ausad? No minu silmis ei ole midagi. No ei ole ju midagi. Tavaline mingi püsti pandud mingi kuut ja siis seal mingid värgid on. Aga seal ei ole ka jälle ju seal. No ei ole, noh, see ei kutsu mind. Ei kutsu juba. Klubi peab minu arust äge ja soliidne välja nägema, et ta tekitaks sellist eksklusiivset tunnet. Ja pilet, noh, pilethinnaga saame vaielda, kuna noh, oleme ausad, tegelikult noortel ei ole väga palju raha. Nad ei saa lubada endale 30 eurost. Loomulikult, jah. Noh, et see eristabki. Kui oleks 30 eurot pilet, siis oleks ilmselt ülikondades turvamehed meil ees, kontrollitakse muud moodi läbi ja kindlasti saalis oleks ka vähe sellist jõukamat rahvast, vanemat rahvast, kui igaüks ei pääse. No jah, 30 euro on suhteliselt palju. Ma kommenteeriks vahel, et Porto oli näide muidu. Et ma kommenteeriks vahel, et sa mainisid, et Eesti nii-öelda noortel on see kadumas, et kuulatakse nagu sükest räppi ja nagu kõik kuulevad sama muusikat, et just seda emotsiooni seal pole taga, et me just olimegi ühel sünnipäeval, kus oli korralikult inimesed, 150 inimest, et proovisime seal neid Eesti laule ja nagu neid huvitavaid laule, et aga lihtsalt ei pandud, lihtsalt ei tahtnud panna, kuna on Eesti laul, see on nagu noh. See juba ütleb ära ju. Jah, et see on kadumas. See on sama nagu meie ütleksime, ma ei tea, et ära pane Läti laulu. No ma arvan. Aga kes need üldse need superstaarid oleksid, keda noored võiksid kuulata? No alustame isiklikest lemmikutest. Alustame. Mulle meeldib kindlasti Padar, Tanel Padar. No ta on imeline inimene. Ma arvan, et ta on rohkem kui muusik. Et sealt tuleb ägedat. No sõnum on äge tegelikult, mis ta annab. Ja tõeline, nagu sa ütlesid ennem, et Eesti Rammstein. Noh, kindlasti, mis see veel on? Koit Toome? No Koit Toome, Grete Paia sulle meeldib, Rolf Roosalu ja siis no kindlasti üks tõusev täht juba mitu aastat siin kuldplaate võitnud Põlvast pärit superstaar Andrus Muld kui avalikkusele rohkem tuntud kui Unt, jah. Et no tal on kuulamise oluliselt rohkem kui mõnel meil siin pop-artistil. Ei saa aru, kuidas see võimalik on. Kas me, vahepeal on tunne, kas me elame kuskil teises Eestis. Mina suvel ma esimest korda kuulsin Hundist. Ja siis, no sina tutvustasid, Aron. Aga vaatasin ta videosid YouTube'ist. Tal on miljoneid ja miljoneid vaatamisi, kuulamisi. Ta on võitnud päris palju auhindu, ta kõik laivid on rahvast täis, inimesed teavad sõnu ja kogu muusika, meloodia, sõnad, esituse, kõik teeb üksi ja Põlvast pärit kopamees. Põhimõtteliselt Põlvast ka. See ongi, Põhja-Eestis toimub nagu teine elu ja Lõuna-Eestis toimub täiesti teine elu, et me ei saa sellest aru, aga seal on nagu täielik. Me saame aru tegelikult. No meie saame, aga ma mõtlen, et noh, ma lihtsalt nagu suurem osa Põhja-Eestis. Mõni ei ole isegi Tartus käinud. Ja, on ka sellised inimesi loomulikult. Aga isegi Lõuna-Eestis, nii palju kui me oleme seal käinud ja nii palju kui oleme seal erinevate inimestega rääkinud, siis seal väga palju hunti ikkagi ei kuulata, pigem küsimus ongi, kus need kuulajad tulevad. Seal on ikkagi Smilers ja Termikas moes. Ma olen kuulnud lugusid isegi nagu, mul vanemad olid kuskil seal pulmas ja seal lihtsalt ainult hunti lastiga, et see oli kuidagi veider nende jaoks, et ainult hunt, see üks pulmaline siis oli nagu hullumas tema. Hullumas. Tõeline superstaar ikka. Et on põne, või noh, äge. No ma arvan, et Eesti muusika on selline teema, millest me saaks, ka kindlasti me räägime tulevates episoodides, võib-olla kutsume mõne artisti, võib-olla isegi hunt. Ei tea, jah. Aga minnes korra klubi teemale tagasi, siis
mis me arvame Eesti ja üldse äkki Tallinna baarikultuurist? ma ütleks, et paremad lood kui klubid. ma arvan ka jah, et seal ikkagi tore ju tegelikult, iga baar on erineva näoga. Et enamasti, mida sa siin otsima lähed, ka saad, ma ütleks. Jah, baarid on tõesti, on erinäolisi, hinnad on suhteliselt, no sõltub kuhu sa lähed, aga hinnad on suhteliselt kättesaadavad. Alles hiljuti nüüd nädalavahetusel me külastasime Aroni ja teise noorsendiga Cigar House'i. Cigar Lounge'is. Lounge, jah. Ja see oli väga huvitav. Võtsime ühe viski, oliivid, pähklid ja siis tegime ühe sigaari ja hind oli väga okei, mis üle 20 euro seal ei läinud. Noh, piiri peale jäi sinna. Ja saime seal veeta 1,5 tundi. Jah. Rääkides juttu ja mugavad ismed ja väga mõnus oli olla. Et imeline teenindus oli ja saime isegi sellise väikse koolituse, kuidas sigaritega ümber käia nii-öelda. Et jällegi väärt kogemus, et sinna ei pea iga päev minema, aga korra satud uuesti, siis ma ei tea, väga positiivne. Pole midagi halba öelda. Et see on ka jah, et siuke, tegelikult neid kohti on kindlasti veel, millest me ei tea, aga noh, vaikselt käid, vaikselt näed. Tegelikult neid underground kohti on just üli palju, et Pärrot. ma olengi kuulnud, et ongi näiteks kuskil riidekapi vahel või tõmbad seda raamatukappi, et siis seal on siuke äge baar või mingi, noh, tegelikult neid on palju või mingi uksekoodiga, et ma olen nii mõndagi külastanud. Või siis saad sisse ainult siis, kui helistad seal veebilehel, siis inimene tuleb, teeb sul lahti, siis saad niimoodi jalutad sinna sisse, et muidu ei saagi sisse. Et jah, baaridega üldiselt oleme rahul ju. No, ma olen väga rahul. Jah, et huvitav rahvas käib ja no oleneb ka, kuhu kohta saad, kui on olemas noortebaarid, vanemad baarid, kus vanemad inimesed käivad. Et ei ole samu nägu ka. Enamasti nagu klubides. jah. Võib-olla meie vanused lihtsalt ei võib-olla käi ka niimoodi. Niimoodi baarides, ja, aga nagu klubid, et minu just negatiivne. Aga üks siuke päris tore päeval on söögikoht ja õhtul baar. Ma siin soovitan kõigile külastage Maurust. Maurus on väga isenäoline ja tore koht, tore omanik ja minge lihtsalt, seal on väga mõnus muusika, siuke country stiilis, eestiaegne kujundus, vana eestiaegne ja täitsa okeid hinnad ja kõik on väga, väga bueno. Ja huvitavad mõtted tekivad seal alati. No, ma ei tea, mõnikord on sellised, mõnikord on teised, aga mitte negatiivsed. Pigem just. Noh, lähme edasi. Aga Oskar, mis sa arvad, millest me võiks arutada tänases piloodis veel? Oleme siin erinevaid teemasid käsitlenud, sport, jalgpall, Eesti muusika, Eesti ööelu, siis õpetajad streiki käsitlesime. Mis sa arvad, mis oleks see teema, mis ühiskonnas on praegu üsna esil ja millest oleksid huvitatud päris mitmed inimesed? No kui me siin muusikast oleme rääkinud, siis praegu on ka ju Eesti Laul. Et tegelikult meil on ju 5 miinust ja siis võib ka olla Soome poolt tuleb nullu. Et nad võivad seal kuskil suuremas Eurovisioonil kohtuda, et see oleks äge oleks näha. Et, tore vastasseis. Et kunagi olid siis kolleegid ja nüüd rivaalid. Ja. Ma ütleks, et vaatasin huvi pärast, no lihtsalt kiiruga mõned laulud ära seal Eesti Laulul. Midagi targemat teha ei olnud too päev. Ja siis üks kindel laul jäi mulle täitsa silmi. Lasin teile ka tänast. Wunderbar, Trafficu poolt. Täitsa tore, meeleoluline pop-lugu, karmi bändi poolt muidu. Ja mulle jättis väga positiivselt. Aga ütle ka, mida loo pealkiri tähendab saksa keeles. Wunderbar on siis saksa keeles, jah. See on vist imeline või? Just. Ja kahjuks edasi ei saanud, aga kindlasti meie peo playlisti see on lisatud. Jah. Et ma olen tähele pannud, et Trafficule meeldivad sellised saksakeelsed pealkirjad, saksa-eesti sögu. Ja on ju näiteks Fürri ja Liise ja nüüd Wunderbar.
et jällegi mõtlema panev. Ma arvan, nad peab mõtlema ikkagi. Sakslased üle sajandite, nad on ju ka meid valitsenud, on toimunud ristisõjad, ristirüütlid ja saksa keelest on tulnud ka päris palju sõnu eesti keelde. Das auto. Ja õigussüsteem ka näiteks, et igasuguseid asju. Kultuur ka kindlasti need vorstid ja värgid. Meilgi on natukene saksa verd, et me alati siin reisil proovime saksa keeles rääkida, mis meil siin on, et saksa õlu meeldib ja tahame Saksamaad külastada ka. Jah, see oleks äge. Sealne kultuur on väga äge kindlasti. Väga kirev ja need saunad ja. Korra peab ikkagi tulevikus selle pikk nädalavahetus Berliinis veetma. Või kuskil mujal, Stuttgart, Hamburg. Köln. Et imeline. Aga ma arvan, et ma küsin paar küsimust ka. Et me võime kõik vastata. Et mis oleks unistuste sihtkoht teil, kui me peaksime reisile minema? Kas koos või? No koos näiteks või eraldi, kui on vajadus. Aga kuhu võiks, võtame nii, kuhu võiks koos minna? No hetkel siis, ma arvan, Barcelona on niisugune koht ikkagi Euroopa pealinn, me pole seal käinud ja suhteliselt hea hinnaga saab sinna lennata ja olla. Aga sõpradega tahaks kunagi ikkagi Ibizal ära käia. Ma vaatan väljaspool Euroopat, et mis ma sooviks, võiks kuhugi Mehhikosse, et seal oleks niisugust seikluslikkus ka, Cancun ja äge ööelu, ma arvan kindlasti, et kindlasti jagub põnevust. Ma arvan, et meil noortel poistel oleks kindlasti seal päris põnev. No unistus loomulikult oleks äkki sõpradega Las Vegas. Kindlasti. Nagu Ronaldo. 21+. Ma arvan, ongi see, mis ta on Lõuna-Ameerika, kuigi Aasia on huvitav. Filipiinid ja värgid. Jaa, kindlasti. Tai kõige kuulsam. Seal on igasugused pulle lugusi räägitud, mis on tehtud seal. Ja ma arvan, et kindlasti tulevikus teeme vaatame need sihtkohad läbi ja saame siis ka enda lugusid rääkida nii enda sõpradele või siis vaatame, kuidas podcastiga läheb. Kindlasti jõuame, et elu on pikk veel ees, et loomulikult. Aga oma vanuse kohta, kuidas te hindaksite? Kuidas meie kogemused tegelikult on siis? Vaatale võib jääda selline mulje, et me siin niisama, ma ei tea, loome mingi kujutletava pildi, et oleme teinud ja värki, aga kuidas tegelikult on? No ma ütleks, et noorte poistena ma olen päris palju kogenud, et oleme juba koos käinud paaril reisil ja ma olen teiste tuttavatega käinud paaril reisil, et reisida ma olen jõudnud palju, nii sõpradega kui perega. Ja ka Eesti peal. Eesti peal ka, et kindlasti. Tunne oma kodumaad. Väga õige. Et see on väga tähtis minu arvates. Ja siis muud kogemused ka, et kindlasti me oleme päris tegusad poisid, et jõuame alla ja jõuame käia, et nähtud on palju. Ma arvan, et suvel võiks kindlasti üheks eesmärkiks võtta, et tahaks ikkagi korra saarel ka ära käia. Et Saaremaa, Hiiumaa, mis seal on, püüda kala, telkida, teha niisugust huvitavat koostegevust. Seal oli mingi üritus ka, Island Sound, jah. Sinna või täitsa huvitav tundub. Et jah, aga kui me peaksime mandri peal olema Eestis, kuhu me hea meelega läheksime? Pärnu. Pärnu on alati mõnus. Pärnu on alati. Mõtleks ka, näiteks meil on väga hea sõber, kes korraldab iga aasta sünnipäeva. Kes ka siia saatele peale luges meile intro. Ja Vürtsi ka lisab. Tema sünnipäeval meil tuli ju mõte ka. Et tema sünnipäevad on alati olnud väga meeldejäävad. Ja järgmine aasta saab täisealiseks. Ja ma arvan, tuleb üks väga korralik pauk ikka. Et tema elutee algus nii-öelda. Saab suure pauguga tähistada. Aga ma arvan, et tänaseks siis hakkame vaikselt otsad kokku tõmbama. Eeteraeg meil hakkab otsa saama. Ja ega esimese pilootepisoodiga ei saagi kõik ära rääkida. Kõiki saladusi ei räägi ka. Mida järgmine kord? No mina ütleks, et aktuaalsed teemad kindlasti, muusika, võib-olla mingi
külaline. järgmine episood, ma arvan, võite külalist. ma arvan, et need külalised tegelikult ei pea alati kuulsad olema, võime teha ju oma sõpradega ka ja see ongi jälle eriline. Neil on kindlasti mingid kui nad räägivad pullijuttu enamasti, ikka meie sõbrad räägivad puljuttu. Jah, ja ma ütleks, et kõigile vaatajatele, et kindlasti saate pakkuda, et kus te tahate, et me seda podcasti teeme, kas te tahate siin stuudios, kas te tahate, et me teeme kuskil saunas, ükskõik kus, Viru rabas ja pakkuge teemasid, mida te tahate, et me käsitleme ja ilmselt kunagi äkki saame niimoodi korraldada, et oleks podcast toimuks laivis, et siis saate ka laivis meil küsimusi esitada. Kindlasti. Jah. Ma ei tea, meeldib edega. Väga meeldib. Väga kõva oli ikkagi. Alati tore teiega rääkida. Aga lõpetame siis tänaseks. Tšau. Aitüma. Näemist.